Kui mu mõistekaart on trükitud, siis võin teda siin laua peal kohe ka kohendada. Toon alamõisted peamõistele lähemale, siis on mul teda lihtsam jälgida, samas vaatan, et sõnad üksteise peale ei lähe. Nii, puhmad ka veel siia lähemale. Nüüd on meie töö kompaktsem ja juhul, kui me tahame veel neid kolmanda järgu mõisteid hakata omakorda osadeks lahti tegema, on meil ka selleks juba ruumi. Näiteks tahan lehtpuud jaotada veel omakorda osadeks, siis kui ma vahetan rida, pean nüüd tabeldusklahviga liikuma taandrea võrra paremale poole. Ja see tähendab seda, et nüüd hakkab hargnemine tulema sõnast lehtpuud. Ning siia võin siis meie lehtpuid trükkida. Kask, vahetan rida, Pärn, vahetan rida, Saar, jälle uus rida. Nagu näete, nad on kõik ühe kaugusel vasakust servast, sest nemad on juba kõik 4. tasandi hargnemised. No, lisame siia hobukastana. Nii, ja sama töö teen nüüd ka okaspuudega. Lähen uude ritta ja selleks, et hakkaks see sõna okaspuud hargnema, võtan siis tabeldusklahviga taandrea ning trükin siia mänd ja kuusk. Niimoodi võib siis ka edasi juba kõigi põõsaste, puhmaste ja rohtaimedega jagunemist edasi teha. Selleks, et nüüd näha seda kõike juba meie skeemi pealt, vajutan nuppu Trauvmind mapp ja leiangi skeemi pealt, kuidas siis lehtpuude mõiste jaguneb 4 osaks ja okaspuude mõiste 8 osaks. Kui tahan nüüd oma mõistekaardi välimust muuta, lähen nupule Options. Siin saan muuta tähtede šrifti, nende suurust. Kui liigun siin mööda neid numbreid, siis automaatselt kohe toimub muutus ka kõrval skeemis. Ja saan ka valida tähtedele mingisuguse värvi. Edasi on juba võimalik muuta kastide värvi. Esimene on siis meie põhimõiste kasti värv. Tahan hoopis selle lilla asendada võib-olla punasega. Kuna meil iga taimerühma kastikesed olid kõik ühte värvi, siis saan siin branch 1 peal, mis praegu oli siis puudega seotud kõik sinine kast, muudan näiteks selle hoopiski ilusaks sinakaks roheliseks. Lähen, võtan branch 2 pealt, mis siis olid meie põõsad ja muudan need põõsad hoopiski siniseks. Ning 3 pealt saan siis
puhmaste hargnemise teen need puhmad kollaseks, kollakas-roheliseks ja 4. rühm rohtaimed siis ilusaks rohuroheliseks. Allpool on mul aga võimalik muuta nüüd ka joonte, ühendusjoonte värvi ja valin siit näiteks nüüd midagi rohelise hulgas. Näed, siin on mul nüüd valikud võimalik, võtame tumerohelise. Samal ajal muutus siis ka skeemi peal meil kõik ja nüüd sa näed seda meie algset skeemi juba uute valitud värvidega. Edasi aga vaatame, kuidas hakata oma tööd salvestama. Töö jäädvustamiseks on mitu võimalust. Kõige esimene on, kui lähen vasakus servas allapoole, leian sealt download nupu, vajutan selle peal ja nüüd sa näed, et tekkis meile ekraani keskele uus aken, kus on siis näidatud kogu meie skeem ja meil on 2 võimalust salvestada see arvutisse PDF-failina, kui vajutad sellele nupule, või salvestada ta hoopiski pildifailina arvutisse.